Tere kuulajad, uudistega eetris Rohke Debelak. Täna saab täis 2 nädalat mõtlemisaega, mille võttis USA president, et otsustada, kas kehtestada Venemaale täiendavad sanktsioonid. Tegemist oli mõtlemisajaga, mis võeti pärast eelmise 2-nädalase mõtlemisperioodi järel, millele oli omakorda eelnenud veel üks 2-nädalane mõtlemisperiood, mille eelkäijaks oli samuti üks 2-nädalane periood mõtlemist. USA administratsiooni kõneisiku sõnul näitavad arvukad mõtlemisperioodid, et oponentide kriitika, kes väidavad, et Donald Trump ei mõtle üldse, ei vasta lihtsalt tõele. Presidendi enda sõnul on tal mõtteid veel enam kui 200 2-nädalaseks mõtlemisperioodiks ja president soovib minna ajalukku suure mõtlejana. Ja Eestisse. Valitsuse eilsel kabineti nõupidamisel otsustati ellu kutsuda uus ministeerium, milleks on keeluministeerium. Nagu nimigi ütleb, saab keeluministeeriumi peamiseks ülesandeks olema kõik, mis keelamisega seondub. Erinevaid keelde on erinevatel ministeeriumitel töös palju ja kuna keelamine inimestele tavaliselt ei meeldi, on löögi alla jäänud tegusad ministrid mitmest ministeeriumist. Keeluministri ülesandeks jääb ka jõulise keelumeeskonna kokkupanemine ja keelamise kui sellise viimine täiesti uuele tasemele. Keeluministeerium peab suutma keelata kõike, isegi vajadusel keelamist ennast. Demokraatlik riigikorraldus nõuab tegelikult valitsuse sõnul veel käsuministeeriumi, poomisministeeriumi ja laskmisministeeriumi, sest ei saa olla, et ainult üks ministeerium keelab, käsib, poob ja laseb. Ja palgakasvust. Majandusministeerium annab teada, et keskmise palga pidev kasvamine seab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad ise, kes ei jõua enam harjumuspärase aja jooksul kogu oma palka ära kulutada. See on juba kaasa toonud vajaduse kasvatada ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste arvu. Esialgu on öö abiks, aga kauaks sedagi ning valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasugusest tempos, tuleb Eestis üle minna pikemale ööpäevale. Esialgu katsetatakse 30-tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestimaa inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et linna uut peatänavat sellisel kujul niipea ei tule ja kui tulebki, siis tõenäoliselt mitte Tallinnasse. Kuna sellises mahus projekti puhul on väga keeruline leida kõiki rahuldavat lahendust, ongi töös versioon, et linna uus peatänav tuleb Jüri lähedale või Tabasalu kanti, kus on rohkem ruumi ning tänava rajamine ei ole nii kokkulepete ja ajamahukas. Kui peatänav valmis saab, saab panna käiku ka Tallinna ja peatänava vahelised eribussid, et tallinlastel ja linnakülalistel oleks võimalik Tallinna peatänaval jalutamas käia. Pealinna peatänavat kahjuks ehitada ei saa, on linnavalitsuse seisukoht. Ja lõpetuseks ka rahustavaid teateid. Eestluse säilimise üle muret tundvad inimesed võivad rahulikumalt hingata. Veterinaar- ja Toiduamet annab teada, et keskmine eestlane sööb endale elu jooksul sisse piisavalt säilitusaineid ja taimekaitsevahendeid, mis tagavad eestluse säilimise üle kõikide säilivusaegade. Eetris olid uudised.